Looduslähedane öko on tänapäeval moes. Kui te tahate moega kaasas käia, siis tuleb neid kõiki asju süüa. Ja sellepärast tekkis ka meil huvi selle vastu. Me sõitsime Valgamaale Laatre, kus tegutseb ettevõtte Kopra Sahver OÜ, kes neid kõiki asju siin kasvatab ja pakendab ning ka need linnadesse teele saadab. Siin on meil erinevad näited toodud välja. On meil siin mahepeedimiks, mahepunaveet, sibulat ja porgandid. Ja ega elu ei pea olema porgandite puhul ainult oranž, vaid siin on igasugu huvitavaid värve veel. Me liigume varsti ka põllu peale. Me lähme vaatame, kuidas neid kasvatatakse ja mida siis teistmoodi öko puhul tehakse. Üks asi veel. Ma olen poest ostnud kaasa ka tavalise porgandi. Me kohe maitseme, kumb on siis parem, kas tavaline või öko. Mahe ehk ökoloogiline põllumajandus levib kiirelt kogu maailmas. Mahetoit on üha nõutum ning siia võib tuua ka võrdusmärgiga sõna trendikas. Nii kui põllule saime, pandi ka kohe tööle ja peab ütlema, et kui ostad poest porgandit ja sööd, siis kuidagi nagu ei mõtle sellele, et sellele eelneb päris raske töö ka. Mahetaime kasvatuses ei kasutata sünteetilisi mineraalväetisi ega taimekaitsevahendeid. Kõik mürgid, mis sa mulda paned, salvestuvad nendesse juurikatesse, ehk siis need kahjustavad tervist. Uuringud näitavad, et mahetoidul on eelised tavatoidu ees nii oma koostise kui ka tervise mõjude poolest. Aga kas nüüd see sõnnik, mis see tuuakse, kas see sõnnik peab ka olema siis mahe või öko? See peab olema mahe. Et kas need samad loomad, kes seda siis toodavad, et kas siis nende toitumises on ka veel asi kuidagi kinni? Ja, sellepärast, et ökotalus loomadele antibiootikume ei söödata, see on keelatud, ja ka silotaimed ei ole saanud siis mingisugust väetist. Et selles suhtes loomasõnnik peab olema ka puhas, sest need antibiootikumid kõik tulevad edasi. Kust kohas see ökosõnnik teil siis kõik siia kohale tuleb? See tuleb meie teisest ettevõttest Kopra Karjamis, et nemad siis kasvatavad lambaid ja siis sealt me saame. Nii, nüüd oleme jõudnud siis maitsmise juurde. Nagu öeldud, siis see porgand on poest kaasa ostetud, ole ja tee mul ka siit natukene tšõp selle maha. Ja siin on siis juba siis selle põllu porgand. Ja siin on ka natukene meil värvilisi neid, et vaatame, kas värvilisel porgandil on mingi teine mekk juures või mitte. Las ta olla. Võtame siis esimesena siis poeporgandi. Minu arust oli ta poole oma. Õrnalt on ikka porgandi maitset. Muidugi väljanägemine, selle, mis ma ostsin poest, on küll kõvasti kehmem. Nii. Siis selle põllu oma. Nüüd on ikka, nagu vanasti käisid raksus põllu peal, siis täpselt sama maitse porgand nagu raksus käies, sest teadagi on ju raksus käies alati need porgandid palju maitsvamad. Palju mahlasem ja maitsekam. Nii, ütlen ausalt, et mina kunagi kollast porgandit söönud ära. Sööme suu tühjaks. Ja vaatame siis, kas on õuna või porgandi või mis maitse siin on. See on magus ju. Ja kas see nüüd, mis on lilla, on peedimaitsega või? Proovi. See on ka hea, aga kõige... Oota, ma tahtsin öelda, et kõige parem on kollane, aga järelmekk on isegi selle parem vist. Põhimõtteliselt, ma viskan siia korvi. Mina hakkan nüüd kollast ja lillat porgandit sööma. Usun, et sellega võimegi siin lõpetada. Nii et ma loodan, et saite natukene infot juurde, miks on siis ökokaup parem ja tervislikum.